Ameerika Ühendriigid nõudsid Iraanilt reparatsioone kõigi viimase 47 aasta piirkondlike sõdade eest ning kompensatsiooni kõigile Iraanis tapetud protestijate perekondadele. USA president Donald Trump esitas vastuseks Iraani rahulepingu tingimustele oma nõudmised. Teheran peab maksma kompensatsiooni inimeste eest, kes on hukkunud sõdades, rünnakutes ja protestide ajal. Samal esmaspäeval kukkus laevaliiklus läbi Hormuzi väina kokku. Kui see avaldus tehti, kukkus kokku. Laevade arv langes kuni 6-ni, kui eelneva 10 päeva, keskmine oli umbes 11 laeva päevas ja enne sõda oli see näitaja peaaegu 150 laeva päevas. Seetõttu tekib tunne, et pooled ei suuda Hormuzi väina avamises kokkuleppele jõuda ja selle taustal reageerib aktsiaturg hoopis vastupidiselt. Vastupidises suunas ja avaneb üldse plussis. Seega vaatame üle, mida täpselt ütles Trump, miks turud sellele kahetiselt reageerisid ja mida me peaksime edaspidi ootama Hormuzi väina, naftahindade ning üldiselt Lähis-Ida olukorra osas. Viimased uuendused selles saates. Minu nimi on Aleksei Betši, hakkame asja uurima, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole. Seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. See võtab vaid sekundi, aga see on väga oluline. Nii et mäletate, kuidas me arutasime, et Iraan esitas Ameerika Ühendriikidele terve nimekirja nõudmisi, mille täitmise järel on ta valmis avama Hormuzi väina kaubalaevanduseks. Lisaks sanktsioonide tühistamisele ja kõigi varade vabastamisele nõudis Iraan Ameerika Ühendriikidelt reparatsioonide ja kontributsioonide maksmist selle sõja ning 2025 aasta sõja eest. Kõik kahjud ilma eranditeta peavad Ameerika Ühendriigid hüvitama ja nüüd otsustas Trump sellele kõigele vastata. Ta esines Valges Majas ja ütles, et sõda Iraani vastu algas selleks, et sellel riigil ei oleks tuumarelva ning kinnitas, et tegelikult ei arutatud Ameerika Ühendriikidega peetud läbirääkimistel kompensatsioonitingimusi. Ja et iraanlased on selle ise välja mõelnud ning kohe esitas ta vastukäigu, tsiteerin. Aga see on huvitav idee, sest nüüd nõuan ka mina Iraanilt kompensatsiooni. Kõigi nende inimeste eest, keda nad on tapnud ja raskelt vigastanud oma pommide ning paljude konfliktidega, millega nad tuntud on. Ja edasi loetles Trump konkreetseid ohvrite kategooriaid, kelle eest tema arvates peaks Iraan nüüd maksma. Need on hukkunute perekonnad Ameerika laeval Cole, tuhanded teised lahingutes hukkunud, samuti sadade tuhandete süütute meeleavaldajate perekonnad, keda tema sõnul Iraan on viimase 50 aasta jooksul tapnud. Nagu ta ütleb, tsiteerin, rääkimata 52 000, kes tapeti viimase 5 kuu jooksul. Ja edasi võttis Trump kokku. Seega, kui keegi peaks kahju hüvitama, siis minu arvates peaks seda tegema Iraan. Ja kui te lähete tema sotsiaalvõrgustikku True Social, siis ta on seal välja toonud terve nimekirja, mille eest Iraan peaks maksma. Kõigi piirkonna sõdade eest, ameeriklaste vastu toime pandud rünnaku eest, tõepoolest protestijate tapmise eest. Ja nii edasi ja nii edasi. Üldiselt ütleb ta, et kuulge, Iraan peab maksma. Ja lõpuks kinnitas Trump, tsiteerin, ma andsin oma esindajatele selge juhise seda arvestada kõigis tulevastes läbirääkimistes. Ehk siis, nüüd teatas Trump, et tema meeskond peab Iraanile arve esitama. Vastasel juhul ei toimu mingeid läbirääkimisi. Hiljem samal päeval tegi Trump veel ühe avalduse, mis näitab tema praegust seisukohta Hormuzi väina suhtes üldiselt. Tsiteerin. Kuulake, ainus, kes praegu tegelikult tõesti kontrollib Hormuzi väina, on Ameerika Ühendriikide merevägi. Ja meie oleme kogu väina täielikult miinidest puhastanud. See tähendab, et Trump väidab avalikult, et strateegilise veetee tegelik kontroll on juba läinud Ameerika laevastiku kätte. Ja väidetavalt on tema juba kogu Hormuzi väina miinidest puhastanud, sõltumata sellest, kas Teheraniga leping sõlmitakse või mitte. Kuigi tegelikkuses see üldse nii ei ole. Ja Hormuzi väin ei ole sugugi Ameerika Ühendriikide kontrolli all. Ja just nende avalduste kontekst on äärmiselt oluline. Iraani nõudmised, millele praegu vastab Donald Trump, vastasid peamiselt eelnevalt juunis allkirjastatud esialgse rahuleppe tingimustele.
sellele samale kokkuleppele, mille hiljem rikkusid taasalanud lahingutegevused. Tuletan veel kord meelde, et eelmisel päeval ütles üks Iraani režiimi esindajatest otse välja, et me esitame nõudmisi ja isegi ultimaatumi Ameerika Ühendriikidele. Ja seal siis mitte ähvardada Iraani, mitte ähvardada Iraani proksijõude, maksta kompensatsioone, reparatsioone, kontributsioone, tühistada sanktsioonid, vabastada varad ja nii edasi. Ja paljud tajuvad seda nii. Это слушайте, no это наглость какая-то, но Iraan üritab praegu naasta 2 kuu taguse läbirääkimiste aluse juurde, nõudes kompensatsiooni ja sanktsioonide tühistamist. Ja Trump esitab vastuseks vastuarve, mis tundub võrreldamatult suurem. Kompensatsioon mitte kuude, vaid poole sajandi sõdade eest. Just. Ja asi on selles, et Trumpi siiski üle kavaldati, sest jah, võib emotsionaalselt öelda, et Iraan ei eksi. Iraan tõesti ei eksi. Ma rõhutan, et keegi ei eksiks. Iraan, praegune režiim Teheranis, on ilmselgelt terroristlik moodustis, mis rahastab kõiki piirkonna proksijõude, kes destabiliseerivad seda piirkonda. Iraan on see riik, mis tulistas alla Ukraina Boeingi. See on see riik, mis aitab Venemaal sõdida Ukraina vastu. Seetõttu ei ole mul Iraani suhtes mingeid illusioone. Ei ole vaja arvata, et ma toetan Iraani. Mitte mingil juhul, ei. Aga teate, kui tekib küsimus, keda siis Bitchi toetab? Kui te küsite, keda ta toetab, siis tähendab, et ma olen oma tööd suurepäraselt teinud. Nii et läheme nüüd teema juurde tagasi. Aga Trumpi tehti üle, sest vastastikuse mõistmise memorandumis, mille Donald Trump allkirjastas Iraaniga 17. juunil, seal oli tõesti punkt, tuletan meelde, selle kohta, et Ameerika Ühendriigid, USA ja liitlased kohustuvad looma $300 miljardi suuruse investeerimisfondi Iraani taastamiseks. Mäletate, just seda nimetabki Iraan sõjakahjude kompensatsiooniks ja Trump kirjutas siis sellele tingimusele alla. Ja seepärast Iraan praegu tuletab meelde, et kuulge, seal oli selline tingimus, seega te peate kompenseerima. Pealegi, tegelik olukord Hormuzi väinas kinnitab, et kokkulepet sisuliselt ei ole. Laevanduse andmed näitavad, et liiklus läbi väina langes esmaspäeval 6 laevale, samas kui keskmine näitaja oli umbes 11 laeva. Viimase 10 päeva jooksul. Teisipäevaks ettevõtte Kapler andmetel väina sisenes 4 toorainet vedavat laeva, sealhulgas 2 tühja naftatoodete tankerit väljusid. 2 laeva, väike veeldatud gaasitanker ja veel 1 laev jääknaftakütusega. Võrdluseks, enne sõda läbis väina tavaliselt 130-140 laeva päevas. Praegu 6. Aga nagu Trump ütles, ärge seda unustage. Ameeriklased kontrollivad väina täielikult. Ja siin kujuneb välja huvitav olukord, sest sellise näiliselt üheselt mõistetava muret tekitava tausta juures reageerivad finantsturud mitmeti. Esmaspäeval, kohe pärast seda, kui Trump esitas vastunõude kompensatsioonide kohta, tõusid naftafutuurid enam kui 5% ja eksperdid teatasid kohe, et nad ei oota lähiajal nafta hinna langust alla $80 barreli kohta, kui just ei juhtu midagi ootamatut. Kui ootamatult teatatakse kokkuleppest, mis viib Hormuzi väina avamiseni, kuna naftaturu tasakaal muutub üha pingelisemaks. Kuldse vastu odannes teisipäeval varem sessiooni jooksul, puudutades enam kui 2 kuu kõrgeimat taset. Naftahindade tõus ja mure, et inflatsioon ja intressimäärad USAs võivad naftahindade tõusu tõttu jääda kõrgeks, viisid investorid lõpuks kaitsevarast ehk kullast eemale. Kuid siin on üks tähelepanuväärne asi. Hoolimata kogu sellest taustast, Wall Street avanes teisipäeva hommikul hoopis plussis, kuna teatati, et USA ja Iraan on siiski kokkuleppele lähedal. Hoolimata kogu sellest retoorikast, mis võiks lõpetada juba 6 kuud kestnud konflikti. Tõsi, tõus oli muidugi tagasihoidlik, sest Dow Jonesi indeks lisas sessiooni alguses 0,13%, Nasdaq tõusis 0,24% ja S&P 500
tugevnes 0,1%. See pole muidugi sugugi see kindel ralli, mida turud näitasid juunis, kui pärast esimest esialgset kokkulepet tõusid indeksid seal 2% võrra ühe sessiooni jooksul. See tähendab, et investorid usuvad tehingu võimalikkusesse, kuid usuvad sellesse juba palju ettevaatlikumalt kui mõned kuud tagasi. Mis siis kokkuvõttes? Ühest küljest tõstab Trump oma vastunõudmisega, et saada kompensatsiooni poole sajandi konfliktide eest, läbirääkimiste panuseid nii kõrgele, et kiire kokkuleppe realistlikkus Iraaniga väheneb. On raske ette kujutada, et Teheran nõustuks selliste tingimustega. Samamoodi on raske ette kujutada, et Ameerika Ühendriigid nõustuksid maksma reparatsioone Iraanile. Seetõttu, kui sellised vastutingimused esitatakse, siis tundub, et mingit kokkulepet lähiajal üldse ei paista. Laevandus läbi Hormuzi väina on samal ajal praktiliselt halvatud. 6 laeva tavapärase 150 asemel ööpäevas. Teisest küljest väidab Donald Trump ise samal ajal, et väin on juba tegelikult Ameerika laevastiku kontrolli all ja isegi miinidest puhastatud. See tähendab, et praktikas käitutakse nii, nagu oleks küsimus juba sõjaliselt lahendatud, sõltumata läbirääkimiste tulemusest. Ja siin ongi kõige olulisem detail, millele ma palun teile eriti tähelepanu pöörata. USA endine riigisekretär Mike Pompeo märkis täna selgelt, et Iraan on valmis konfliktis Ameerikaga eskaleeruma. Et mõjutada kongressi valimistulemusi, nagu Iraan on huvitatud vabariikliku partei kaotusest vahevalimistel kongressis ja teeb kõik selleks, et seda saavutada. Järgneb tsitaat Pompeo. Nad saavad suurepäraselt aru, et valimised lähenevad ja nad väga tahavad, et president Trump need kaotaks. Meil pole kunagi olnud presidenti, kes oleks nende armeed nii rängalt rünnanud. Ükski eelmine president, ei vabariiklane ega demokraat, polnud selleks valmis. Seetõttu tahavadki nad näha kedagi teist nende valimiste võitjana. Sellistes tingimustes võib Iraan lähitulevikus eskaleerida konflikti nii USA kui ka Pärsia lahe riikide vastu, et provotseerida naftahindade tõusu ja näidata, et Washington ei kontrolli olukorda. Lisan omalt poolt. Ja juba pärast vahevalimisi loodetakse, et võim natuke muutub. Ameerika Ühendriikides saavad demokraadid enamuse esindajate kojas, hakkavad nad survet avaldama ja väidetavalt saab siis juba uutel tingimustel kokkuleppele jõuda. Tõenäoliselt seisnebki kogu Iraani strateegia selles. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video alla kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna like. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head, nägemist!